Ja nüüd on niimoodi, et tuli see aasta 1944. Seesamane, kus pommitati ja raadiot põlesid ja kõik. Ja aga teie abiellu ja teie kohtumine oli mis aastal? Ennem kui 44 oli. Oli see 44? Ja märtsikuus pärast pommitamist, kuna meil oli niisugune kahtlus, et me võib-olla homme ei ole enam keegi elus, et milleks oodata tavalise juulikuuni, millal inimesed tavatsesid abielusid pidada ja nõndanimelt pulmi pidada. Me otsustasime heita ühte selleks, et olla koos, kui vajalik koos surra. Ja siis nõnda me siis abiellusime. Ja meie ainsad tunnistajad, muidugi nagu tookord oli perekonnaseisuametis Tallinnas registreeriti see nõndanimelt abielu. Me ainsad tunnistajad olid Teelesteatri näitlejana Lensi Römmer ja tema abikaasa Edmar Kuus, Rein Andre kolleeg Eesti teatrikoolist ja Estonia teatrist. Sõitsime koos rongiga Nõmmele, kus külmas majakeses oli minu emakene valmistanud meile piduliku õhtusöögi, mis koosnes peamiselt ülejäänud toidujäätmetest ja seenekastest, seenesalatist. Istusime söögilaua taga kõigil pika vartega talvesaapad jalas, sest iga minut võis tulla häire ja mis tuligi, hüppasime kõik söögilauast püsti, jooksime varjendesse, pommivarjendesse ööseks. Nii et see oli väga huvitav algus abielule ja nõndanimetatud mesinädalatele. No hirmus mürts käis, jah. Mitte orkestritega, aga kahuritega. Ja. Ja ma katsusin ka veel üle Vabaduse puiesti joostud, et kuskil maksulist telefoni kasutada. Ja pommid vihisid ümber pea ja inimesed tormasid nagu meeletud igaüks Pääsküla poole. Aga telefon töötas? Ei, ma ei mäleta, kas ma üldse ühtegi telefoni leidsin, mis oleks töötanud. Sest paanika oli nii õudne, näiteks kõrval inimesed olid niivõrd häiritud ja meeleheitel, et need läksid meelte segadusse. Näiteks kõrval majas elas üks noor Eesti ohvitser oma naise 2 väikese lapsega. Ja kui pommid hakkasid langema ja maja läks põlema, siis noor naine karjus, et tooge mu tekk välja, selle asemel tööle, et tooge mu lapsed välja. Meelte segadus oli niivõrd kõrgel tasemel. Ja nii me siis säilisime ja püsisime mingil määral. Ja siin tuleb mul üks paralleel meelde, meil oli juttu Juhan Jürmest, jah? Ja Juhan Jürme pojad nägid, kuidas Lillekülas. Üks ainuke pomm kukkus sinna ja täpselt Juhan Jürme majja. Ja pojad nägid seda pealt, kuidas selleks. Jah, õudust ja õudus, hulluste aasta, ka minu sünniaasta. Aga siin on terve rida pilte laua peal. Vaatame, mis seal on sul käe pärast. Minu abikaasa ema Anna Andre, väga majesteetlik, väga huvitav, vaimukas ja rikkaliku sisemise elu ja teadmistega naine, keda ma sügavalt austasin. See on Rein Andre isa, kes oli kohalik vallavanem. Ja siin on üks grupp tolleaegset noori Kolgakülast Harjumaalt, kellest ma enamikku ei tunne, aga see vist on siin Rein Andre ka nende hulgas, keda ma tookord muidugi üldse ei tulnud. Siin on minu kadunud abikaasale kallis mälestus Vana-Antsu talust Harjumaal, mis oli tema kodu ja mis praegugi on tegelikult olemas ja alles. Tüüpiline Eesti maastik. Ma ei tea, mis siin on üldse. Ja siin ta on kadunud Rein Andre, Estonia teatri näitleja oma lemmiklooma oma hobusega. Ja ma ei saa kõigest aru, need on niisugused kribukrabud. Siin on ilus huvitav mälestus Estonia teatri perioodist. Ma näen, et siin laval sünnib tegevus, kus Sander katsub parajasti
Tiitu kägistada piibelehte. Siin on ka Liidia Vohu peal ja need on Estonia laval võetud pisuaine etenduse ajal foto. Teatud mõttes asendamatu väärtusega. Kaks tolleaegset teatrikooli õpilast, Maimu Mardi ja Rein Andre, veel teatrikooli päevilt. Maimu Mardi oli hiljem elas Taanis ja mängis Taani teatris ka mingil määral kaasa. Jällegi foto Estonia teatri repertuaarist. Kas see on siis mingi Liidia Koidula vana tükk või mingisugune vana Eesti näidend. Siin jällegi ka on noorpaar Valve ja Rein nõndanimetatud Poola päevilt, tähendab ära seletatud see, kui see noortetrupp käis esinemas Poolas, Eesti sõduritele Tibitsas Poolas. Ja teile jällegi Eesti talu tüüpiline aiapilt kuskilt aiast. See on juba olema otsaga juba Kanadas, sest siin on peal veel peale Rein Andre ja Valve, tema sugulased, tema kadunud vend, Osvald, vennanaine ja teised sugulased. Ilse Pilvet ja kohalikud Toronto Kanada eestlased. See on seltskonna foto lihtsalt. Kõikidele fotodele ei ole mingit ajaloolist väärtust, vaid lihtsalt mälestusväärtust. Siin on üks pilt Eesti põgenikest, kes oli põgenikud olnud ja kes on võetud laeva pardal Hollandi laev Volendami pardal teel Kanadasse. Eestlased ja eestlased Rootsist ja muist ka Inglismaalt, kaasa arvatud Eesti noormees, kes läksid siin metsatööle ja see on võetud laev Volendami pardal. Ja Rootsis võetud Eesti kohtunik, kelle kohta oli palju kirjutatud pärast Eesti pagulase kirjanduses, kuna nad olid sunnitud tema ja tema abikaasa, minu klassiõde, olid sunnitud oma väikese lapse Eestisse maha jätma põgenedes ja võttis aastaid Rootsi valitsuse Punase Risti kaudu aega enne, kui laps sealt kunagi Nõukogude Eestist kätte saadi. Ja sellest oli palju poleemikat ja palju juttu ajakirjanduses. Perekonnafoto jälle siit Kanadast juba pärit. Mis siin on? See teatrikool oli siiski ülikool. Aga kelle kirjutatud seda ma ei mäleta ja kes selle on kirjutanud. Sest teatrikool Tiiu Haamer, tema elas hiljem Rootsis. Tema abikaasa oli see kirjanik, kes kirjutas Vendi Russenkommen. Eesti teatrikool oli niivõrd kõrgel akadeemilisel tasemel, et sellepärast nimetati, et ta on ülikooli tasemel, ta võiks olla Eesti teatri ülikool, mille muidugi see ametlik nimetus jäi muutmata, ta jäi teatrikooliks. Aga ta hariduslik tase, akadeemiline tase oli nii kõrge, mida ma ennegi jõudsin ära kiita, et juba lektorite, mitte ainult lektorite arvu, vaid lektorite kvaliteedi osas. Nii kõrge tasemelist koosseisu võid harva haritlaste hulgas leida, kui sinna oli koondatud kõik teatrikooli juhtkonda. Siin on jälle üks foto. Siin on nüüd tüüpiline foto sellest, et kuidas nägi välja ehitus. See osa, kogu see ehitus vist alustati aastal 1913 ehitati. Siin on Estonia teater ja see osa on Ringhäälingu. Mõlemad olid sama katuse all. Üks grupifoto jälle tüüpiline Eesti matused, ma ei mäleta, kelle matused need siin on, aga igatahes on Kolga külas Harjumaal võetud tüüpiline foto, nagu tookord Eestis matuseid peeti. Aga kui nüüd lähme tagasi sinna Rein Andre sünnikodusse ja lapsepõlve kodusse ja kogu sinna Loksa kanti ja Põhja-Eesti rannikule,
sealt on ju Eesti professionaalne teater suurelt osa, kõik tulnud. Kuna nad olid kogu see noorus, kes selle all tegutses, elas kõik Mikiverid ja Andred ja kokku nad olid niivõrd vaimselt aktiivsed ja andekad ja aktiivsed ja tegutsesid haridusseltside näol ja näitemängude korraldamise näol ja loengute näol ja õpperingide ja kursuste ja seminaride näol koos külalislektoritega, et seda võis harva nii kontsentreeritud kujul mõnes teises Eesti maanurgas leida. Seal tehti, nagu nüüd jutumärkides, tehti teatrit ja tehti muusikat. Kutsuti lektoreid ja esinejaid kutselistest teatritest ja muusikaringkondadest ja nende kultuurne tegevus oli väga-väga aktiivne. Ja seda sealt Põhjarannikust kostub veel tänapäevalegi, et midagi võimsat oli seal olemas. Eskolad on sealt ka ju pärit ja Estonia teatri lauljaid ja kõike muusikuid. Suudeti palju, saavutati ka palju. Kuni organist Hugo Leppnurmeni välja, nii et fantastika. Ja see maanurk produtseeris väga palju andekaid inimesi, andekaid ja töökaid ja ettevõtteke muusika ja kunsti, ühesõnaga kunstirahvast. Kiituse tänu nendel veel tagant järelegi. Kõik Mikiverid ja kõik on ju sealt kandis. Täpselt nii. Ja nüüd siis niimoodi, et aga kas see oli siis september või? 1944. Põgenesime, jah. Ja. Kõik maha jätsime, jah. Te läksite ju Kolgakülast. Kolgakülast läbi pimeda öö jalgratastel, et vaatasime, et pühele merre ei sõida. Loksa randa ja sealt saime siis kaluripaadi peal lahtise kaluripaadiga, kuni põgenesime Soome ja Soomes maandusime ühel väikesel kivisel saarel, viidi meid põgenikelaagrisse, sealt edasi läksime laevaga juba edasi Rootsi, Söderhamni, kus imelikul kombel oli sadamas vastas, me arvasime, et on Rootsi kuningas, sest ta nägi niimoodi välja oma mundri ja riietuse ja välimuse poolest. Ja pealekaubade nimi oli veel Andre ka. Aga tuli välja, et see oli kohalik maavanem, kelle nimi oli juhuslikult Andre ja kelle naise nimi oli Lilli, nii et kui minu mehe venna naise nimi oli Milli, siis kirjakandjad olid pidevalt hädas, et kes on Milli Andre, kes on Lilli Andre. Siis terve hunnik pilte seal Rootsi ajast teie perekonna elus. Ja see on mõeldud siin Kanada National Film Board. Ja kuidas sealt siis Soomest sinna Rootsi minek oli? Ja Soomest põgenesime. Me Soome olime põgenenud väikese kalapaadiga, aga seal paigutati meid Rauma põgenikelaagrisse, sealt viidi edasi juba laeva peale öösel pimedas, et Nõukogude Liidu lennukid ei saaks meid kätte ja valgust ei tohtinud kuskil näidata. Pandi laeva peale ja viidi siis sealt vaikselt edasi Rootsi. Et see põgenemine toimus juba mitte enam lahtise kalapaadiga, vaid päris elus laevaga. Ja muidugi põgenike oli laev täis ja merehaigeid ja muidu haigeid ja nii edasi. Aga Ahvenamaalt oli paljudel vajadus ahvenaid toita. Aga lõpus jõudsime, aga kuna meil kogenenud laevamehi oli liiga vähe, siis selle asemel jõuda Stockholmi jõudsime hoopis kaugele põhja Söderhamni sadamasse. Aga see oli hea küll, igatahes sadamas ootas meid juba meie meelest Rootsi kuningas vastavas mundris riietuses ja välimusega ja hoiakuga. Aga siis tuli välja, et see oli hoopis kohalik maakonna ülem landsfiskaal, kelle nimi oli ka juhuslikult Andre. Nii et meil oli selles mõttes häid sidemeid juba ees ja seal olime põgenikelaagris, kus juhtus aga üks ebameeldiv üllatus. Mehed pandi kõik ühte vanasse koolimajja põgenikelaagrisse ja naised paigutati teise vanasse koolimajja ja reedel 13. puhkes meil mõlemis laagris kõhutõbi ja sealt meil moodsat insulatsiooni ei olnud ega installatsiooni, nii et toalette meil sees ei olnud, ainult õue peal oli üks välikäimla kuueistmeline.
panime ukse kõrvale juba siis saapad valmis, kes narrilt alla hüppas. See hüppas kohe sinna saapaste sisse ja jooksis üle õue ja karjus juba eemalt, kas vaba kohta on. Aga siis üldiselt suhtuti meisse väga hästi, Rootsi lottad, kohalik naisomakaitse, hoolitsid meid, toitsid ja söötsid ja riietate ja kooliõpetajad, eriti kohalikud gümnaasiumiõpetajad, kes olid ka täiesti kodus saksa keeles, aitasid meid igatepidi kohaneda ja süveneda ja tutvuda kohalike oludega ja keelega ja tingimustega. Me elasime täitsa vaikset, rahulikku, nõndanimetatud põgeniku elu seal, aga väga varjatud ja kaitstud. Ja nii, kuidas sealt siis... Ja sealt edasi jagati rahvas siis vastavalt endistele elukutsete, mis iganes gruppidesse ja paigutati erinevatesse laagritesse ja meil oli õnneks Rein Andrega see võimalus, et kuna me olime olnud kutselised näitlejad, siis viidi meid Stockholmi juurde Saltsjöbadeni laagrisse, kus olid kõik endised professionaalsed elukutselised kunstnikud, kirjanikud, olgu see August Märk või Tubin või Estonia direktor Olak või kelle abikaasa meil hakkas seal kohapeal isegi rootsi keelt õpetama ja paigutatame suurde pansionaati, mille nimi oli Madame Bermee oma ja mis meie meelest oli nii kui loss võrreldes põgenike laagri väikeste elamutega. Ja see oli ilusas maastikus, saarestikus ja loodus oli kõik ilus ja sealt sõidutati meid kogu aeg Prii muidugi rongigast, et me saaksime minna Stockholmi kontserte ja teatrietendusi külastama, kus jällegi oli meil ette nähtud Prii pääsmes, oli see siis kas või väliskülalistega ooperietendus või kohalik teatrietendus, nii meil võimaldus sukelduda täiesti pea ees täie innuga Stockholmi ja Rootsi kultuuriellu. Ja siis kohalikus oludes võisime ise hakata amatöörteatrit ja üldse kunstilist tegevust ja muusikalist tegevust harrastama. Oli see siis väikeste operetikatkenditega või tervete näidenditega. Ja kuna meil ei olnud eestikeelseid näidendeid kaasas, siis vähemasti 2 teatrikooli, Eesti teatrikooli lõpetanud meest, Edmar Kuus ja Rein Ande otsustasid omavahel, kuna nad teadsid peast oma osasid Pisuanna lavastusest Estonias, siis istusid laua taha, Andre hakkas dikteerima, Edmar Kuus hakkas kirjutama nii kaua, kuni kirjutasid terve Pisuanna peast. Ja pärast seda, kui see oli siis sellega, kui nad sellega olid maha saanud, siis aastaid hiljem sai Rein Andre kuninglikust Raamateatri kartoteegis ja raamatukogus töötades Pisuanna vähemasti saksakeelse käsikirjaga, millest oli võimalik siis tõlkida. Aga siis selgus, et nad olid väga vähe eksitusi teinud ja see Pisuann, mida nad olid mälu järgi taastanud, läks käiku ja lavastamisele ja etendamisele külalise etenduste näol üle terve Rootsi. Vaat nii. Tüüpiline tänavapilt ja meie reisimälestuste pilt meie ringi rändamistest kohvriga ja kulissikoormaga mööda Rootsit. Kulissi pidime ka ise kaasas kandma, ega meil võimalustega väljavaated ei olnud kellegiga millegi palkamiseks. Siin on laev Volendam, millega me eventuaalselt Rootsist põgenedes tulime terve tee Kanadasse ja see oli Eesti põgenike täis muist Inglismaalt, muist Kanadast ja siis ühiselt istuti laeva pardale ja tehti etendus tervele ülejäänud laevale lauldes mitmeid Eesti laule kaasa arvatud Kuldrannake, mille jõuab laevsuga kaldale. Ja see laev läks välja, kus kohalt siis? Stockholmist? Rotterdamist, Hollandist, jah. Oh. Ja siin on veel üks mälufoto või fotomälestus Rootsi ajast. Teet Koppel, Els Vaarman ja mõned teised. Meie teatritegevus elustus ja oli innukas meelelahutus nii osavõtjatele, näitlejatele kui kõigile vaatajatele ja külalistele. Nii elustasime uuesti Eesti teatrikultuuri vähemasti
põgenikena Rootsis. Ja nüüd te rääkisite, reisisite nii palju, kas siis tõesti oli eestlasi nii palju, et tuli reisida ühest Rootsi linnast teise etendustega? Ja maakondade viisi samuti. Ja isegi nii, et näiteks ühel pühapäeva hommikul ühte tüüpilisse Rootsi maakonda jõudes, kus kohalikus mõisas oli meil ette nähtud etendus, juba eemalt, rongi kohale jõudes me nägime eemalt juba, kuidas kohalikud elanikud ja mõisaomanikud olid riputanud sinimustvalge üle kõikide katuste. Ja seal toimus me etendus, kuigi etendus ise toimus söögisaalis, kuna muud lava kui niisugust ei olnud. Ja keset etendust üks kohalik mõisatööline oli liiga väsinud selleks, et seda etendust välja kannatada. Viskas ennast pikali keset söögisaali ja hakkas kõvasti norskama ja meil oli etenduse läbiviimisega võrdlemisi suuri tehnilisi raskusi selle tõttu. No jah, rootsi keeles ei olnud ju sõnagi lavalt tulemas. Ei. Ega te vist rootsi keeles ei teinud üldse midagi? Ei, me mängisime ainult eesti keeles, aga samal ajal muidugi õppisime rootsi keelt meeleraitlikult. Ja meil oli hea õpetaja Rahel Olbre näol, kes oli Estonias olnud teatri või filmi, balleti koreograafia, kes oskas, ja Gerd Nägo, need oskasid rootsi keelt juba, need õpetasid meid igal õhtul. Meil oli laagris rootsi keele õppetund. Ja vaat nii. Ja kaua te seal siis mitu aastat rootsi keelt õppisite? Imeline oli see, et vaatamata, et me olime vaesed põgenikud, Rootsi valitsus otsustanud meile anda need kallid priipääsmed kõikidele elukutseliste teatrite etendusel, olid need siis välismaalt või kohalikud. Ja siis viidi meid rongiga Stockholmi, käisime teatris ära, toodi jälle öösel tagasi. Et meid võeti küll selles mõttes väga hästi vastu. Ja kõik turneed olid korraldatud samuti riiklikult. Mitte et me oleksin pidanud eraviisil midagi püüdma teha. Kõik meie külalisetendused olid need Jäblas või ükskõik kus, Göteborgis või üle terve Rootsi. Kõik olid riigi kulul ja korraldusel. Need Rootsi riik aitas kõvasti pakkudas. Väga. Ja mis veel isegi väikese kurioosumina võib isegi naljatoonis rääkida, kuidas meid hoolitseda isegi detailselt, isegi garderoobi eest. Ja kuna me olime olnud elukutselised näitajad, siis muidugi Rootsi valitsus leidis meil peaga vastavalt olema riietus ja meile muretseti kõik uued kostüümid, teatri garderoob, meestele kõigile frakid ja naistele kõigile õhtukleidid. Nii et me lõppesime sellega, me lõpuks saime eraviisile, et aedniku tööle, palun väga, pange härrad mustad frakid selga ja daamid õhtukleidid ja minge nüüd tööle. Vaat nii. Ja. Aga mis ajas siis sealt Rootsist Kanadasse? No väga paljudel oli see võimalus või püüdsid hankida seda võimalust, et minna kuskile välismaal olgu see Austraaliasse või Ameerikasse või Kanadasse siis. Sellepärast, et see poliitiline olukord muutus kahtlaseks ja meie meelest meile vastu võtmatuks eventuaalselt. Siis kui 167 sõdurit välja anti venelastele, siis me närv ütles üles ja me püüdsime igaüks teha, mis võimalik, et kuskile pääseda, kus oleks kindlam, poliitiliselt kindlam tulevik. Ja siis tuli tee ette Rotterdami ja selle sama laevaga, mida me just alles vaatasime, sealt üle ookeani. Üle ookeani Kanadasse. Alguses Quebeci ja meie puhul näiteks Quebecist edasi rongiga Torontosse. Ja siit keerame nüüd teise lehekülje. Oi jälle näol. Ludvig Juht, see oli ju geenius. Üks väike illustreeriv näide sellest, kuidas Ludvig Juhtil läks tema külaliskontsertide sarjas Rootsis ja kui salakavalalt me Eesti pagulased oskasime rootslasi nii ütelda heas mõttes alt tõmmata. Tundus peaaegu uskumatu ja võimatu, et ühel pagulaskunstnikul, kuigi ta nüüd juba Bostoni sümfooniaorkestri solist, aga ta oli siiski faktiliselt üks meist Eesti põgenikest, vähemasti meie pidasime teda omasuguseks. Õnnestuks saada nüüd eraldi iseseisvat kontserti või kontserti ettekannet Rootsi kuninglikus raadios, siis ma töötasin sellel Rahvusfondis ja Rahvusfondi targad mehed eesotsas Larete ja teiste taoliste meestega panid oma targad pead kokku ja mõtlesid ühe salakavala trikki välja, kuidas me saame rootslasi selles mõttes
mitte pahasti, aga lihtsalt salakavalla tembuga natukene alt vedada. Et teeme ühe väikese oma lavastuse. Valve pandi nii riidesse, kui see tookord võimalik oli, nii elegantselt kui võimalik uue kostüümiga, suure laiaarega kübaraga, vastava jumestusega ja kingad ja käekotid ja kõik. Ja saadeti siis mind Rootsi raadiosse ainult nimekaart esitades, kus oli ainult tähendab proua Andre nimi, kus juures me mängisime sellele trumbile, et ehk see aitab, kuna ooperidirektor ja kõik need suured tähtsad mehed olid puha perekonna nimega Andre. Ja nii kavallalt me tegime küll, et ma ei julenud suudki lahti teha, kuigi ma oskasin tookord rootsi keelt, aga mu aktsent oleks reetnud, et ma olen üks Jevla ütleniks neetud välismaalane, et ma oskasin parajal kohal õigel ajal ja vait olla. Esitasin oma nimekaardi, mis kohe automaatselt avas ukse järgmise kõrgema astmeni ja niimoodi sealt edasi ronides ma jõudsin lõpuks raadio peadirektorina välja, kes ka läks sellele liimile lõpuks ja niimoodi osutus võimalikuks teha kontsertettekanne Rootsi kuninglikus raadios. Ja siin on üks foto, mida me just äsja vaatasime, et see on siis avalikult kontsertilt võetud, jah? Stockholmi kontsertsaali laval. Räägime selle Andre nime lahti, kuidas moodi see Andre nime siis ikka nii Rootsi levis? Ei, see ei levinud kuskil rootslastel, see ei ole enne olemas. Aga rootslastel oli enne, me ei tulnud Eestist. Ei, aga Rein Andre nimi pärineb sellest ajast, kui vanasti omal ajal talupoegadel hakati nimesid panema ja Rootsi kohalik rahv Stenbock kutsus ühe talumehe enda juurde, kellest ta ise isiklikult pidas lugu, ütles tea küll, kui mina olen Stenbock, sina oled siis Andres Bock, sina oled teine põder, mina olen põder, sina oled teine põder. Ja niimoodi sai osaks siis selle perekonnale nimi Andres Bock, mille eestistamise ajal need mehed ise oma pead ja oma käe peal otsustasid selle Bocki ära võtta hoopis tükis ja palja Andre järele jätta. Ja niimoodi sai see nimi Andre siis alguse. No võt, ja see on nii päris huvitav lugu. Uus manner, Põhja-Ameerika, Kanada, Montreal oli. Ja mis edasi sai? Siis tuli Torontosse elama ja oleks pidanud kõigepealt, et kvalifitseeruda põllutööle minema ja Rein Andre õnnestus tutvuse kaudu Eesti talunik Oskar Tölpti kaudu leida see lahendus, et Oskar Tölpt tõendas dokumentaalselt, et see üks Eesti lootust avaldanud, siia jäämiseks lootust avaldanud mees nimega Rein Andre on tema juures heinatööd teinud kuu aega. Ta tema talus. See oli siis ametlik alus meie siia jäämise soovimis. Aga mille järgnes varem või hiljem deporteerimise käsk nagunii, kuna me ei olnud tõesti volitadusega õigustatud siia maale jääma. Aga pikka veel lahendati need küsimused ja paberid kõik vastavate dokumentidega, nii et meile anti landed immigrandi staatus. No eks see oli vist oma, et üks niisugune närviline aeg. Väga, sest kunagi ei olnud päris kindel, mida järgmine päev toob. Ega siis mingid teatri mõtted ei olnud peas? No ei selle kaugeltki mitte. Välja arvatud, et sama Oskar Tölpti ja tema abikaasa Hilda Tölpti kaudu nende maal elades nende pärisoundis, nende talu kõrval oli suvila, mis kuulus perekond Mälletidele. Härra Mället oli Upper Canada College'i diin ja tema abikaasa Jane Mället oli tookord Kanada kõige kuulsam näitlejanna CBC's ja nende kaudu mul tekkis tutvus raadioringkondadega ja tema tõttu ja abiga ja tutvuste kaudu sain oma esimesed töökohad CBC's. Lihtsalt kuna need kohalikud, mitte kohalikud, vaid Toronto ja Kanada näitejuhid käisid ka sageli seal ja ümberpöördult. Ja Sein Vället võttis meid oma hõlma ja kaitse alla ja isegi Torontosse tagasi tulles sealt andis meile elamise oma kodus ja oma majas. Ikkagi saatus mängis rolli. Oi, ja kuidas veel. Ja seal muidugi Sein Mälleti majas käisid sisse ja välja kõik Hollywoodi produtsendide saadik,
rääkimata muidugi kohalikest näitlejatest ja näitejuhtidest. Isegi esimene tutvus CBC ülemaalise, ülekanadalise raadiodraamajuhi S.W. Youngiga sai alguse Jane Malleti kodust. Aga kuidas ikkagi... Ja Jane Mallet oli niivõrd kuulus ja tuntud näitleja, et nüüd iga Toronto elanik teab, et see suur teater alllinnas on Jane Malleti teater. Tema nimeline teater. Aga kuidas siis keelega oli? Kas sul inglise keel oli siis nii taskust võtta või Reinul ka? Rein ei osanud peaaegu üldse inglise keelt. Ta oli kodus õpetada ainult vene või saksa keeles võõrkeeltena. Aga minu inglise keel oli võrdlemisi või isegi väga tugev, kuna meil minu gümnaasiumis, kommertsgümnaasiumis oli tugev inglise keele õpetaja, kes nõudis isegi, et me omavahel vahest räägiksime inglise keelt. Isegi teda me ei tohtinud kutsuda Preili Moritz, vaid Miss Moritz. Ja me oli tugev alus inglise keeles juba kodumaast saadik. Nii et esialgu tulid Kanadas ohjad ju sinu kätte. Rein kuulas pealt. Ei, Rein ei kuulanud kunagi pealt, see läks kohe hakkas klopsima ehitustööl kuskil majade sein kokku taguba ja sai eventuaalselt töö ühte raamatu, mitte ärri, vaid mis oli nüüd see raamatu esindusse või Ameerika raadiofirma, mitte raadio, vaid raamatufirma juurde tööle. Nii et me saime võrdlemisi ruttu süveneda ja sukelduda Kanada kultuuriellu ja võrdlemisi aktiivsete liikmetena algusest peale, peaaegu algusest peale. No palju räägiti Nõukogude Eestis väliseestlaste kohta seda, et kui te ära läksite, siis teil olid suured kohvrid kaasas ja kulda täis ja kõiki raamatuid ja kogu elamised, et läksite väga rikastena sinna. Ma küsin, mitu kohvrit teil oli? Kanadasse tulles või? Kumbalgi oli üks väike kohver ja nii vähe raha ka, et esimese päeva Torontosse jõudnult veetsime terve päeva praeguse selle Vana Andrise kiriku tagaõues pargis. Istusime pargi pingi peale õhtuni välja selleks, et saada hullualust abikaasa endise koolivenna väikeses korteris. Kuni need tölteid viisid meid oma tallu Põhja-Torontos, Põhja-Onterios. No siis tegelikult oli ikka saatus niimoodi, et kõik tuli alustada algusest. Lihtsalt A-B-st. Ja isegi vahest ei olnud ainult paljas A. Ei olnud tööd, ei olnud keeleoskust, ei olnud töökohti, ei olnud mingeid positsioone ega kortereid ega maju ega majadest rääkimata või autodest või isegi jalgratast ei olnud meil alguses. Rääkimata Toronto Eesti majast ja teist muudest hoonetest. Need olid unistused tookord ainult. Kujutelmad ja unistused ja võimalused, unistused võimalikest võimalustest, võimatutest võimalustest. Ja nüüd keerame jälle lehekülje. No nii, me oleme siis päris Kanada alguses ja nüüd juba kahekesi ekraani peal. Maiki, sina oled teinud ikka väga suure töö, ema rääkis. Kohutavalt suure töö, millega mina poleks iialgi hakkama saanud. Olen kindel. Ma saan aru, jah, see on see arhiivitöö, mälestuste töö, kirjade, fotode, piltide ja kõike selle töö. Ajaliselt järjestamine ja nimed ja kohad. Aasta aja jooksul ei oleks mina nii kaugele jõudnud. No jah, aga sul kulus hulga aastaid, et sa nii kaugele jõudsid. Kui see huvitav elu ja kõik need sündmused, mis teie perekonna elus üldse toimusid, siis Maikil ei oleks ju mitte midagi kokku panna olnud. Aga siis poleks Maikil ka olnud. No vaat nii, aga nüüd on Maiki siin, eks ole, ja Maiki lubas nüüd. Ja Maik on üks osa minu järeltulijatest ja minu vaimsest ja hingelisest ja füüsilisest pärandusest, mida ma väärtustan kõige kõrgemalt.
Minu elu kõige suurem saavutus on mu lapsed. Vaat nii. Kuulsin, Maiki? Väga kena kuulda. Muidugi abikaasaga peale hakkamisest ilma abikaasada poleks lapsi ka olnud. Vähemasti minul poleks neid olnud, aga nüüd on mul kullahunnikud ja suur varandus laste näol. No nii, ja nüüd läheme siis kogu selle killapooriga edasi. Ja mis siin siis Kanadas juhtus, Maiki aitab nüüd neid pilte ja neid asju siia lauale ette toimetada. Ja siin ongi praegu midagi just laua peale ees. See on üks heliplaat. Ja ma kirjeldan, mis see on. Mis selle pealkiri nimi on? Me tõuseme jälle valimik Eesti luulest ja üldse kirjandusest. Heliplaadistatud siin Torontos lootusega, et see jõuab paljude eestlasteni siin ja võib-olla loodetavasti kunagi isegi kodumaal ja rääkimata veel pagulases elavatest eestlastest igal pool üle maailma. Kelle kirjandus see on? Seal on vist autorite nimel kirjutatud. Loe palun neid. August Kailit. August Kailit ja viiulisaade Kalle Valdma. Ma võin ju ometi loota ja lootust avaldada, et midagi minu kõneoskuses ja teatrikoolis õpitud väljenduskunstist on mulle lastele ka külge jäänud. Ma loodan, et Maiki oskab mitte kui sama hästi või mitte paremini, aga vähemasti sama hästi esitada või tutvustada ja väljendada luulevormis kirjutatud teksti, mida mina olen kunagi südamevaluga kirjutanud ja nüüd tema tunneb ehk kõiki neid samu mõtteid endas läbi ja läbi. Elamuskunst. Ema on kirjutanud vähemalt üle 100 luuletuse. Kui ma arhiivi peal töötasin, siis leidsin igal pool paberilipakutel luuletusi kirjutatud. Tal on ligi 40 luuletust avatud Tulimulla ajakirjades ja siis Triinus ja Kodukoldes ka. Ja ma esitan siin ühe luuletuse, väga sarnane sellele, millega mu tütar Karin ja mina esitasime mu tütre Kaili pulmadel. Ja me palusime ema käest, et ta esitab iseenda luuletuse, aga ta kahjuks keeldus. Nii et see on minu au, et lugeda Igatsus. Punun pähe, pihlamarju, kaela, takjas kee, särgiks pehmeid pilveharju, jalga käidud tee. Ujun une lämmes vees, nukra pardi sabas. Õnne 1000 tundi ees, öö on roos ja rabas. Magan märjal rannaliival, sostistan su nime. Igatsus on linnutiival, kodutu ja pime. Mul on väga hea meel, kui keegi teine luuleb minu luuletust. Nad harilikult oskavad väljendada väga hästi minu tookordseid või üldiselt tundeid. Väljendus ja elamus ja selles järjekorras enne sisseelamine, elamus ja siis selle väljendus. Ma toon ise ühe väikese näite, minul on see komme, et ma unustan kõik meelega või tahtlikult ära. Mul oli ühtegi luuletust peas, aga mulle meenus eile öösel vist üks salm, eriti ühenduses praegu selle probleemiga, kus juures välismaadelt hakkab nõnda niimoodi põgenikke tulema Eestisse võib-olla 100 ja 1000 viisi. Ja mul ei ole põgeniku põlvest mingeid erilisi mälestusega kirjutusi, aga värvilistest rääkides ma olen mitmekultuurilisuse töös kohanud igat sorti välismaalasi, igat värvi ja mul ei ole kunagi olnud nende naha värvi tõttu mingeid konflikte. Igal juhul üks väike näide. Chicago tänavalt korjan sendi, mis sest, et must selle pillas. Maksan sellega südamerendi ja olen taas õndsate killas. Tänan.
Emas, Räägi nüüd. sinä ja isä filmisitte yhtä Kanada filmi, mis oli kutsutud Citizen Varek. Mille kohta see oli? Ta oli originaalselt mõeldud varikaga nende hääldamise ja kirjastiili juures varikust sai varek. Et nad saaksid hääldada varik. Ja see oli pagulaste kohanemisvõimest ja oskusest siin välismaalaste pärismaalaste hulgas ja mitme erineva rahvuse esindajate juuresolekul ja kokkutulekul ja koos olemisel. Ja see Citizen Varikus see osa, kus me mängisime peaosi, mu abikaasa mängis kodanik Varikut ja mina tema naist. See oli spetsiaalselt Eesti perekonnalugu, kus meil oli väikene poeg teksti kohaselt, keda meil tookord üldse meil oli lapsi ei olnud, nii et publiku või rahva hulgast valiti üks väikene Eesti poiss meie poega mängima, kellega olid võetud siis koos stseenid alates juba saabumisest Toronto, mis see jaama nimi on alllinnas, Toronto Unioni jaamast kuni töö otsimiseni ja töökoha leidmisteni ja kaasa arvatud, kus oli siis näha, kuidas Andre töötas joonestajana ühes Kanada joonestus- või arhitektuurfirmas ja nii edasi ja nii edasi. Üksikud eluprotsessi nähtused ja riietused ja toitlustus ja nii edasi ja nii edasi. Ja seal oli mitmest rahvusest näitlejaid, filmimine toimus osaliselt Ontarios, osaliselt tähendab siin Torontos, osaliselt Ottawas. Näiteks oli Gordon Burroughs ja kogu film oli tehtud Kanada National riikliku filmikompanii poolt National Film Board of Canada. Selle esietendus oli Imperial kinos Torontos ja pärast näidati seda paljudes kinodes ja nüüd on ta mitte käsi filmina või mitte lindina või DVD-le. See ei ütle mulle midagi, ma ei tea, mis see sõna tähendab. Võimalik raamatukogudes ja üle terve Kanada võimalik saada ja vaadata. 82. aastal emal oli suur au, et oli nomineeritud ja siis sisse pandud siia väga kuulsa raamatusse Kanada, kes on kes. Nõnda nimetatud Canadian Who's Who ja pärast seda Commonwealth Who's Who. See on aga Inglismaa ja teised riigid. Briti Ühendriikides. Siin on pikk kirjeldus tema elust, perekonnast, organisatsioonidest, teatrietendustest ja nii edasi. Me oleme väga uhke Valve üle, et ta on selles raamatus. Isa Rein ütles ükskord Maikile, et Maiki, sa oled nii tubli tüdruk ja tubli Eesti tüdruk ja räägid nii ilusasti ja hästi eesti keelt. Kas sa pead siis tingimata ütlema iga natukene pärast okei. Kas sa aru ei saa, meil on olemas sõna näiteks hea küll või midagi mõned muud. Et kas sa ei saa oma eesti kõneviisi niimoodi muuta, et sa ilma okeita hakkama saaksid. Kas sa said aru, mis ma rääkisin? Kas sa lubad mulle, et sa nüüdsest peale katsud eesti keelt puhtana rääkida ilma okei saa? Okei, proua Valve. Nüüd on niimoodi ja meil üks väga huvitav jutt sinna söögilaua äärde. Kalapüüdmisest. Kuidas te Rootsis kalapüüdmes käisite? Ja kellega? Ja, me alati leidus Eesti ühiskonnas või Eesti seltskonnas mõni inimene, kes oli kirglik kalastaja. Ja nende hulgas olid minu enda abikaasa Rein ja loomulikult mina nagunii. Ja meie saadik Hendrik Laretei, kes selle ajal oli kaotanud oma saadikukutse, saatkonna, auto ja kõik. Rääkimata meist, kes me olime põgenikud ja meil ammugi muidugi autot ei olnud järelikult. Et üldse linnast välja pääseda, me pidime kasutama teisi sõiduvahendeid. Ja nii me siis harilikult läksime välja kolmekesi õhtuti. Minister Laretei, vaene näitleja, pagulasnäitleja Rein Andre ja tema abikaasa Valve. Sõitsime rongiga linnast välja, sõitsime lähemas Kalakülas, ööbisime paadi all, see oli ainuke kuiv ja kindel koht ja hakkasime hommikul vara kala püüdma. Olime head püüdjad ja tulemusega viisime need linna, need ülejäänud püüdud kalad ja saadik Laretei saatis meid siis elutuppa istuma sel ajal, kui tema keetis ise köögis meile kalasuppi uhaad. See oli meie suur lõpu tookord.
mis ei maksnud palju. Ma olin Rahvusfondi alalises büroo koosseisus ja üheks minu ülesandeks, seda võib-olla nüüd tagantjärele rääkida, ajapuuduse peamiselt saadik Larretei oli kindlasti tegevuses nii paljudes üritustes ja kohtades, et tal ei olnud aega alati tulla büroosse niisugust tühistööd tegema nagu allkirju andma ringkirjadele. Selle ülesande ta andis minu kätte ja sageli ma produtseerisin rohkem tema allkirju, kui ta ise oleks mitme nädala jooksul kokku jõudnud, et kokku kirjutada ja ta alati väitis, et tal oli väga hea meel selle üle, sest tema arvates minu allkiri nägi rohkem tema allkirja moodi ja oli palju parem kui tema enda oma. Selge. Aga kes siis nüüd siin pildi peal on? Rahvusfondi juhatus, kaasa arvatud sekretär Valve Andre ja tagapõhjas näeme ka tuttavat figuuri Maria Under. Aga muidu on Rahvusfondi delegaadid üle terve Rootsi koos. Ja Maria Underiga oli teil ka läbikäimine? Ja, minu kodukoht oli Vabaduse puiesteel Nõmmel number 18, tema vist oli 20, üks maja oli ainult vahet. Ja sinna ma koolitüdruku põlves pidin muidugi vahest viima sõnumeid või mingit asjaajamist õiendama. Jooksin koolitüdrukune nende majast ka sisse ja välja. Maria Under ja Artur Ratson. No siin raamatus on vist terve elu kokkuvõtte olemas. Rein Andre Sule läbi. Sina olid siin kõrval, kui see raamat sai ilmavalgust näha ja sinu roll oli vist väga suur selles raamatus. Masin oli vaja iga viimane sõna kirjutusmasinale ümber kirjutada ja seda eriti sel ajal, kui tema puhkas, et mina saaksin rahulikult kirjutada suvilas, selle asemel väljas päikest võtta, tema püüdis kala ja teised võtsid päikest väljas, mina pidin istuma laua taga ja seda raamatut ümber kirjutada masinal lehekülgede viisi. No see õnnestus ju. Jah, südamevalu ja südametäiega. No sul on see raamat peas? No peaks olema enam-vähem juba jah, peatükkide viisi. Aga tegelikult terve elu on ju siin raamatus. Eks mul oli terve elu ka peas peatükkide viisi. Jäi siit raamatust midagi välja ka või? No seal on ainult teatud ajajärk ja teatud aastate arvu nii ja seal kõik, mis pärast seda on juhtunud, olgu see siis huvitav või tähendusrikas või tähelepanu äratav või meelde jääv, neid veel ei ole muidugi ilmunud. Selle raamatul peaks veel keegi järje kirjutama. No, kes see keegi oleks? Ärge minu otsa vaadake, mina see küll ei viitsi olla. Aga lugeda... Minu luuletus on kõik nüüd ümber töötamisel ja tõlkimisel ja ümber kirjutamisel mu laste käes, sest minus selleks asja ei oleks. No nüüd sa küll eksid. Me vaatame kõik sinu peale ja meid on mitu tuhat inimest, kes vaatavad praegu läbi kaasaegse meedia ja ootavad iga sinu sõna, mida sa räägid. Ehmatas ära. Ja ma parema meelega räägiksin luulesõnadega, teiste luuletajate kaudu. See oleks minu eneseavalduse kõrgem vorm. Luulevormis, aga teiste avaldatud mõtete minu tuntud ja võib-olla osaliselt väljendatud mõtete näol. Film ka teoks. Süda rambitules. See on ikka justkui näitlejale, lavastajale, see süda on kogu aeg vist rambitules. Kisub ikka sinna vist. Ja kes korra on andnud, muidu ma ei hakka seda tooremat väljendust sarvikute nimel siin kasutama, aga algusest peale, kui me räägime Eesti riiklikust teatrikoolist, me ei olnud mitte ainult mingisugused harrastajad, me olime armastajad, me olime veendunud kirglikud jüngrid. Meie jaoks ei olnud see mitte teatri tegemise mingisugune huvi. Me olime pühendunud kunstijüngrid, teatri kunst oli meie eesmärk. Ja selleks oli vaja tõelist andumust, sisseelamist, teadmisi, oskusi, aga peale selle kõige rohkem tõelist veendumust, sisseelamist ja selle väljendust.
aga noh, tuleme nüüd tänasesse maailma ja teater teatriks, aga ennem kui hakatakse teatrit tegema, siis küsitakse, kui suur palk on näitlejal. Kas see oli ikka tõsine teema ka teil? Maalt maale, sellepärast, et Eestis oli nende näitlejate elutase keskmisest kõrgem, kuna riik maksis aasta ringi teatrid kutselistele lavastajatele ja näitlejatele palga ja tasu. Aga see on varieerunud aastast aastasse vastavalt riigivalitsusele või isiklikele kontaktidele või eraomanditele. Pidin ütlema peaaegu kirikutes. Erateatrites makstakse vastavalt omaniku võimetele ja tahtmisele ja soovidele ja vastavalt näitlejate võimetele ja osakujunduse ja osade rohkusele ja arvule ja nii edasi. Aga meil Eestis oli tõesti näitlejatele, nad ise austasid oma elukutsed ja neid austati ka nendega kui elukutse tõttu. Neil olid riiklikud töötasud, pluss palgalised puhkused ja kõik niisugust asja võisid teistes riikides vahest sageli ainult unistada. See oli Eesti, see oli vaba Eesti. Nüüd teeme sellele pikale jutule väikese vaheaja ja külas on Valve sinu tütar ja tütre tütar. Tere, ma olen Anneli Andre Barrett ja ma olen siin, et jagada uhkusega ja hea meelega minu ema luulet, kuna üles kasvades mu ema tihti luuletas ja näiteks isegi mul on tema käsitsi kirjutatud luuletused siin, kus ta oli kasutanud ükskõik, mis paberit oli käes oleval, näiteks 1973. kalendri tagumine pool. Ja ta luuletas tihti ja ta luuletas kõiksugustest isiklikutest tunnetest ja kogemustest, ka reisidest, tal on siin New Orleansist ja Golden Gate'ist ja kõiksuguseid luuletusi. Ja alles kui ma natuke vanemaks sain, taipasin, et need luuletused ilmusid tal tulimulas ja neid mul on ka neid eksemplaare siin. Kui ma olin juba teismeline, ma hakkasin ise natukene proovima neid tõlkida. Ja alles nüüd vanemaks, kui ma olen ise vanemaks saanud, ma olen taibanud, kui luulelikud need on ja ma olen katsunud neid ka ise riimi panna ja tema rütmi säilitada. Mulle need väga meeldivad, sest ma arvan, et nad on filosoofilised, sünged, väga emotsionaalsed ja mina olen valinud paar luuletust, mida ma olen tõlkinud, et ette lugeda. See üks kogu, mis tal oli kutsutud Sõelutused ja mina panin siis selle kogumikule nimeks Siftings, panin need luuletused siia kokku ja tõlkisin need inglise keelde. Et esimene, mida ma tahaksin ette lugeda, on kutsutud Sa ei taha. Sa ei taha, et ma tulen päriseks su juurde. Sa ei taha, et ma tüürin sinu elulaeva. Sa ei taha vale tähte oma tõetaeva. Sa ei taha armukilde oma rikkal laual. Sa ei taha võõrast risti teiste kaevat haual. Ise tahan, et ei tule päriseks su juurde. Ise tahan, et ma tüürin teise elulaeva. Ise tahan oma tähte paista teises taevas. Pillan ise armukilde teise vaesel laual. Hoian püsti valuristi iseenda haual. Ja jätkame siit edasi. Homme. Aitäh, Valve. Ja mañana es otro día, homme on jälle päev. Ja.